Me täname ja kiidame, et me võime tulla sinu ette, issand, ja me tahame, issand, saada sinu käest, issand, tahket rooga ja me täname, et sa jagad seda ja me palume, issand, et meil oleks kõrvad kuulamas, issand, sinu häält ja issand, et me kuulaks, mida sul öelda on, issand, ja las kõik, mis on segatud minu enda emotsioonidega või vaimuga, las läheb kõrvast ühest korrast sisse, teisest välja, aga kõik, mis issand on sinu vaimust, issand, las see läheb kõrvast sisse ja südamesse ja las ta võtab juured alla, armastuse juured. Jeesuse nimel, aamen. Nii. Ma siin juba ühesõnaga teisipäeval, millal ma sain öösel univõtt ära ja siis tulevad hakkavad mõtted keerlima ja siis ma hakkasin kirja panema ja tuli jälle jutlus kohale niimoodi. Et täna ma räägin astjatest, et issand tahab nagu seletada rohkem nagu ära, et me oleme pühavaimu astjad. Ja meie isa on aednik, me peame aru saama, see on aedniku maja ja isa on aednik. Ja kui keegi aias on, siis teab, mis isa seal aednik, mis aias tehakse seal, kubestatakse mulda, rohitakse, võetakse seal taimeid tõstetakse, istutakse, tõmmatakse välja, mis on kidur, tõmmatakse välja ja Vene inimesed hästi teavad, kui on kõplamas käinud, mina olen kõplamas käinud ja ma töö oli, aga ära sai tehtud. Ja ma olin paras looder seal selles mõttes, aga ühesõnaga viibisin töömaal tol ajal ja see, meie isa on aednik ja aednik kasutab teatavasti erinevaid tööriistu, et aeda korras hoida. Meie kui Jumala lapsed oleme pühakirja järgi aedniku maja astjad. Nagu on kirjutatud, ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millele on pandud see pitser. Issand tunneb omi ja üle kohtust taganegu igaüks, kes nimetab issanda nime. Üle kohtust tuleb taganeda, kes nimetab Jeesuse nime, ei tasu üle kohtuga tegemist teha. Aga suures majas ei ole üksnes kuld ja hõbeastjad, vaid on neid ka puust ja savist, osa auliseks ja osa autuks tarbeks. Kui nüüd keegi end puhastab neist vigadest, meil kästakse astja puhastada. Teatavasti variserid ei tahtnud oma asjad puhastada, aga Jeesus ütles, et karika puhastate liue, selle karika nagu väljaspoolt nühite kõik ilusti lipsuga, aga seespoolt olete täis igasugust aplust ja ülekohut. Ja siin ta ütleb, et kui keegi nüüd end puhastab neist vigadest, siis ta saab auliseks astjaks, pühitsetuks ja peremehele kasulikuks, valmis igale heale teole. Ja siin hoiatab ka, et põgene noorus ja imude eest, taotle õigust, usku, armastust ja rahu nendega, kes issandat happi hüüavad puhtast südamest. Vaata, mõned ei hüüa issandat puhtast südamest happi. Mõned oma seal kuidagi poole vuntsi pealt hüüavad seal, neil ei ole puhtast südamest. Siin räägib just armastust ja rahu nendega, kes issandat happi hüüavad puhtast südamest. Aga sõgedad ja kasvatamatud arutlemised lükka tagasi, teades, et need tekitavad tülisi. Siin räägib väga selgelt, et on sõgedad astjad või kasvatamatud arutlemised, need tuleb tagasi lükata. Et nendega siin ei semmi. Et kui sa tegelikult oled seal nendega koos, siis sa muutud pärast samasuguseks. Et sellepärast ongi vaja nagu ühel meelel koos olla. Ja taevasel isal on teatavasti astjate riiul. Ja astjad oleme meie. Me käisime kunagi kalli armsa naisega, käisime seal Saksamaal tasub käia, seal on kuningalossid igasuguse peale alles, väga originaalid, kõik portsellaanid, asjad, selline luksused. Ja seal me käisime ka köögis ja seal on köök, on igamene suu, terve siuke sein nagu siin on, üleni astjaid täis, küll on seal vask, nõud ja värgid. Jumalal on täpselt samamoodi, tal on tal riiul ja meie oleme see riiulis.
osad on hõbedast, osad kullast asjad, tuuakse ja need, kes on hõbedast ja kullast asjad, aulised, need tuuakse kasutusse pidupäevadel, neist õhkab armastust, nad on pühitsetud ja maailma poolt määrimata. Usun, et need asjad on püha vaimuga püha vaimu läbi pidevas ühenduses Jeesusega. Nad on sõnakuulelikud ja neil on kõla. Nad kõlavad. Nii, ja nüüd ma teen väikse teatri, kuule, kas lusikat saab keskli tuua? Ühe lusika. Jah, kas või suur lusikas, jah? Jah, lusikaga on väga hea. Ja sellepärast ma tänud lusika eest. Nii, ja näed, siin on nüüd asjad. Tead, kuldasjad mul ei ole praegu. Aga issand, anna kuldasjaga. See on hõbe, lauahõbe. Nii, näed, nad on kõla. Näevata, praegu nad on tühjad. See on auline astja, ilusa kõlaga, ja see on praegu tühi. See on puuastja, autu astja, see on savi astja. On ju? Kui ma praegu kullast astjad veel siin oleks, siis see teeb veel kenama heli. Veel ilusam. Ja astjad on sellise kõlaga nii. Nii. Ja kullast ja hõbedast kõlavad ilusti. Neid asjad sümboliseerib pühitsus, nende eluviisid on laitmatud, neist asjaste valatud pühavaimu vägi muutub, kui valatakse nende sisse pühavaimu vägi, siis muutub nende kõla selgesti kuuldavad. Ja selline tühi astja kõlab heledalt, kui ta vaim valatakse neisse sisse, kõla muutub ja jääb, kuid nende astjate oma mina, nagu oma kõla kahaneb. Näe. Kui nüüd see on tühi astja, teatavasti tühjad asjad räägivad omavahel tühja juttu, kõlisevad hästi, siis on teine ka samasugune ja nad on tühjad, ilusad kõlad, isegi tühjusel on kõla. Aga nüüd, kui pühavaim tuleb, hakkab palama see sisse, vaata. Vaata, mis juhtub. Juhtub see, et sul oma kõla kaob. See oma tühi kõla. See läheb minema. Ja vesi muidugi otsas. Aga kui sa siia valad, siis vala, mida tahad. Sa võid valada seda ikka sama kõla. Aga siin midagi muutub ja kindlasti kullas muutub ka. Jumala vaim ütles, et proovi seda järgi. Ütles mulle, siis ma kohe testisin ja ongi nii, et kindlasti kullas muutub ka see oma mina, see kaob siit ära, see kõla, see tühi kõla. Aga näed, kõliseb, aga teistmoodi, see on juba teine kõla. Teised on siuksed, mitte midagi. Ühesõnaga autoastja, see kõlavärk on selline, et ei ole seal midagi. Ja kui vaim valatakse sisse, siis kõla muutub, nii. Puuastjad ja saviastjatel pole kõla. Isegi kui valada neisse püha vaimu, jääb nende kõla enam-vähem samaks tuhmaks. Puuastja kujutab enese keskset. Puu teatavasti imeb vett. Ma tean puust. Ta imeb vett ja pole kõlbiks. Ta imeb vett nii, et pinnud tulevad esile. Kui liiga palju puu sees on, siis hakkab ta pinnutama. Ühesõnaga, ta jääb paisume, tal pinnud tulevad välja, siis kogu see südame pinn, ma tahaks nagu seletada. Jääb siukene pinnuline, see on ühesõnaga näha, et asi ei ole õige, see on ikkagi näed ära, et see ei ole õige hästi, karbaseks, ütleme niimoodi. Ja pinnud tulevad esile. Ja kui kuuma anda, Jumala teatavasti on ka kuum tuli, vaata, siis ta kuivab lõhki. Ta kuivab lõhki ja nii, et ta ei pea üldse vett ja siis ei ole ta mitte mingisugust muud kõlblik, kui visata tulle. See on tulla. Puuastja, põhimõtteliselt ütleme niimoodi, autoastja, Jumal kasutab teda ära, autoastja, kasutab teda ära, Hitlerit või üks poja, Trumpi või ma ei tea keda veel.
kasutab ära ja siis teeb oma töö ära ja ahju. Autod, asjad on sellised. Meil ei tasu autod asjad olla. Hitler oli ka astja. Aga ta oli autoastja. Sellest ilma jumalata ei saasi mitte keegi midagi teha. Nii. Ja saviastja on ilusa kõlatu sükene, noh. Ja kui kannatab kuuma tuld, ta kannatab pühavaimu tuld. Ja siin isegi võib sellised asjad isegi öelda, et kas me pole sinu nimel teinud ajanud kurja vaimu välja ja teinud palju imetegusid, nii et ühesõnaga need tuld kannatasid. Võtsid ausale ainult endale. Ja siis teostuvad imed ja tunnustajad ja kui sõna haamer neid korrale kutsub, vaata. Sõna haamer. Jumal on ütleb, et minu sõna on nagu vasar, mis purustab palju. Kui see haamer siin plaks, kuule nüüd sa läksid siin natuke liiale, tead siin. Tõnn puruks, savi läheb puruks, kõik. Nii kui sa lööd. Taga puruneb kohe, kui sõna haamer teda korrale kutsub või taga kius näiteks, puruneb ta tükkideks. Ja siis ongi kühvli peale ja mine, prügimäele. See on autoastja. Erinevalt kuld ja hõbe astjas säilib vesi, isegi siis, kui see mölki lüüa. Saad aru, kui sa oled auline astja, jumal vaatab, et kuule, mul läheb praegu siin astja läheb natukene, nina läheb püsti. Laksti lüüakse üks pauk, nagu Jaakopile löödi puusaluu külge. Mölk sisse, aga vesi jääb alles. Ja ta veel tänab selle eest, aitäh paugu eest. Tänab selle eest, keretäie eest ja läheb ilusti rahulikult edasi. Nii, et kuldastega on samamoodi. See kannatab samamoodi seda lööki, igasugust lööki, taga kiusu, igal poole. Neid on puruks saetud, mis seal kirjutatud, vaat on seal, et Eebralast 11, mis usukangelastega tehtud on. Metsik ja nad on aulised astjad, nad pidasid lõpuni vastu, nad ei salanud oma jumalat. Nad said üleni mölgiseks. Vaatade kõiki neid 12 jüngrit peale Johannese, kes ka sai mölke, aga isegi keedeti teda ja ta ei keend ära. Õli sees. Need on aulised astjad. Ja astjad tuleb hoida pühitsetuna. Kui väärikasse astjasse satub väärikasse astjasse, vahepeal võib olla keegi väärikas astja, kuningaks tõstetud näiteks, satub kadedus, siis rüvetab see vaim selle astja ja astja saab autuks. Põhimõtteliselt, kui siia nüüd sisse alada kadeduse vaim, kadedus, siis ta muutub selliseks. Need muutuvad. Alguses, vaata seal ongi, et kes see pühitseb, saab paremaks astjaks. Ja sa võid siit samas kõrgelt kukkuda kullast astjast siia kolksti viimasesse astjasse ja rüvetab selle. Kadedus näiteks võib sisse. Nagu Saul, oli astja, ta oli kuningas. Saul, kes oli kuningas, kadedus viis ta lausa edasi tapmise pattu. Ta tahtis Taavetit tappa. Hiljem lõpetas ta nõia juures. Tema elu lõppes nõia juures lausa. Nii põhja, ülevalt, hops. See on hoiatus tänapäeval, et kui siin, see on, Jumala vaim tahab öelda, et kui me tahame saada, eel ja vaim praegu liigub ringi, vanker vähemalt. Et kuulsin just siin, et Rick Soiner räägi hiljuti nägemuse, et eel ja vanker tuleb taevast alla. Eel ja vanker tuleb, vaimu valamine tuleb alla. Ja Jumal tahab rääkida astjatest. Ta tahab astjatest rääkida. Kas nüüd valatke sulle seal sisse, kes sa nüüd siin oled siin reas? Oled sa ennast puhastanud või ei ole? Ja nägid, kui ma eespool lugesin, siis ütled, kes ennast puhastab.
Mõni mõtleb, et me oleme mingi automaat pesumasinas, et lähme aga sinna pesumasina sisse, tablett tagant järgi ja pärast kuivatisse ja valmis ja oled puhastanud. Ei ole, meil tuleb ise ennast puhastada, meil tuleb ise ennast vaadata, kus meil on, katsuda ennast läbi, rüvedad välja, vaimud välja, kibedus minema. Ja siis ta saab. Ja siis ta saab. Ennem ei saa. Kui sa ennast ei puhasta, sa arvad, et vaim vasti tuleb, kindlasti olen mina see, kes valatakse mind siin täis. Siis ei valata sind mitte midagi seal täis. Ise ennast saad täis ja aga mitte vaimu. Nii, hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennast kastetakse. Ajendiku asjad on sellised. Osad asjad on istutajad. Need jagavad sõna ja soovitavad, kuhu kogudusse taim sobiks, näiteks osad on sellised istutajad, süksed astjad, millisse kasvuhoonesse. Ja astjad ei ole ise kasvatajad. Jumala sõna ütleb, et mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal laskis kasvada. Meie ei kasvata siin mitte kedagi. See on ka üks väike sükene levinud asi, et kui me peame ikka selle lapse viima kuni taevavärani välja, ei lea. Tegelikult juhatatakse laps Jeesuse juurde ja sealt laps läheb edasi kõrbe. Üksinda. Ja kuradi kiusata, nagu Jeesus. Ja seal sa pead üksinda olema, sul antakse see sõjavarustus selga ja oled seal üksi. Et Apollos kastis Jumala siis kasvada, nõnda ei ole siis midagi see, kes istutab, ega see, kes kastab, vaid Jumal, kes kasvatab. Istuja ja kastja teevad sama tööd, aga kumbki saab oma palga vastavalt oma vaeva nägemisele. Sest Jumala kaastöölised oleme meie, meil on kaastöölised astjad, Jumala põllumaa ja Jumala hoone on siis, olete teie. Nii. Meie kui Jumala astjatel pole vaja ise liikuda. Vaata, nüüd on see asi, mis asi on, üks kurat on väga kaval siin. Liigu ise. Meie kui Jumala astjatel pole vaja ise liikuda, teatavasti kui astjad riiulil ise liiguvad, siis liigutavad neid teemonid. Siis kolistatakse nõudega öösiti, kuskil on mingisugune, kindlasti YouTube'is vaadad, kui olete tähele pannud, kuskil, et kuskil kummitab, köögis asjad liiguvad. Astjad, potid, pannid, kõik liiguvad seal. Uksed käivad, värgid, särgid. Neid liigutavad teemonid. Need on need astjad, kes tahavad ise teha, ise liikuda, ise tegevuses liikuda. Ja meie Jumala astjad peame olema riiulil puhtad ja kättesaadavad Jumalale igal pool, kus me liigume. Meie peame olema kättesaadavad, me ei jookse ringi, siis oleme teemon jooksutab. Ma mäletan, üks kirjakoht, ma ei tea, kus on ka see, et vaata, millised enne olite, nagu te taga sunniti. Kui keegi meid taga sunnib kuskil, mine sinna, tänna. Ja siis oled sa see kummituse astja seal köögis, keegi siin liigutab seal. Nii, ja nüüd Jumala vaim ütleb siin, millised need astjad peavad olema, Ehvlikluse 6. peatükis. Seiske nüüd. Näed, ta ei ütle, et liikuge nüüd või olge, minge liikuma, hakake kohe liikuma. Need hüüdjad on, mina ütlen, kuradi hüüdjad, nii palju kui mina Jumalat tean, mina istun lihtsalt riiulist ja olen õigel ajal õiges kohas. Seiske nüüd, et teie niuded oleks vöötatud tõega. Näe, meil kästakse seista, astja seisab, aga tõevöö on olemas, nii. Nii, teil olgu seljas õiguse soomusrüü, sa pead teadma, et Jeesus ostis sind vabaks vatust, ja õiguse soomusrüü, sa tead, et sina ei saanud õigeks, Jeesus tegi su õigeks, kustutades su patu, kui sa tunnistasid. Jalgades olgu, valmidus minna. Kas kõlab nii astjana, kes on riiulis, või kõlab see, kes jookseb ringi? Kõlab ju nii, et riiulis pead olema, kätte saadab. Valmidus, mitte et jookske ringi. Valmidus on see, minna kuulutama rõõmu sõnumit rahust. Sa pead valmis olema, kui Jumal ütleb nüüd lähed sinna, räägid sellega. Me peame hääle paika saama, Jumala hääle, ja siis Jumala vaim ütleb sulle, nüüd räägi. Just hiljuti
oli Siiri sul üks kogemus, on ju. Jumala vaim ütleb sulle, ta räägib, ta on vaim, püha vaim on, kes räägib, ta on kuningas. Mina küll ei tea tumma Jumalat, et purti või tumma. Nii, kõigepealt aga võtke kätte usukilp. See on kõigepealt usukilp, millega võite kustutada kõik kurja põlevad nooled. Põhimõtteliselt istud sa seal riiulis, aga usukilp on ees, et kurja põlevad nooled sust läbi tule. Ja pääste kiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna. Nii et näed, asja peab olema valmidus kõigeks ja usukilp, sul peab usk põhjas olema, usk tuleb kuuldust, päästelootuse kiiver, pead aru saama, et Jeesus ostis sind ära ja Jeesus on kuningas sul, sinu kuningas ja sina koos temaga hüppad igalt poolt üle müüride ja vaimumõõk, see on Jumala sõna, igal pool paned kuradiga vastu, seisad vastu. See Jeesus, kui vaatame Jeesust kõrbes kuradiga, siis ta ei poksinud seal kuradiga. Kurat ütles sulle, istu siia, kukut ennast alla. Ta vastas Jumala sõnaga ja enda sõnaga seal kirjutatud on. See ongi nüüd see sama vaimumõõk, sa seisad talle kirja kohaga vastu, sa ei pea üldse seal mingi lihas seal liigutama asju tegema. Ja palve ja anumisega, anuma peab ka. Anuda saab ainult alandlik inimene. Ülbe ei taha anuda, et anud, issand, alasta. Palvetage igal ajal vaimus ning sellest valvake püsivusega, eespalvetega kõigi pühade eest. Tegelikult ütleme niimoodi, asja on riiulis, palvetab vaimus. Ja palvetad vaimus ja vaim täidab sind igasuguse tarkusega. See oli Efeklaste 6, 14, 18. Meie info tuleb Jumalalt vaimust palvetamise kaudu. Teatavasti oleme ka aedniku sõjariistad. Kui vaenlane tuleb aedniku aeda varastama, aedniku aega tuleb varastama seal porgandid, kaalikad, kapsast, ma toon näite, mis seal ütleme, et keegi on kapsas, keegi on kaalikas. Siis saab vaenlane saab korraliku püssi teie soola ja kinga osaduse. Ühesõnaga, saab ju. Kui keegi tuleb isa aeda vargile, näed, ja me oleme sõjariistad, see tähendab seda, et me praegu ka samamoodi, nagu me praegu kuulutame, Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas, Jeesus Kristus kuulutame, et Eestimaal saab teemonite aeg läbi, me kuulutame seda aru, ja me kuulutame, et issanda auhiilgus langeks Eestimaale, me kuulutame seda välja, me tunnistame, kes siin tegelik kuningas on, Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Ja meil peaks üks lipp veel tulema, kus kohas juba helistas, et teeb uue lipu Jeesus Kristus on Eestimaa kuningas. Vot, paneme vahetame. Siin on Jeesus Kristus, on ju, aga Eestimaa kuningas, see on teise poole teine lipp. Nii, ja siis sõjaväelised teavad, Marko teab hästi, endised sõjaväelised, et sõjaväes ollakse sõdurina ootel, kui sa oled seal sõjaväes, siis sa oled ootel, sa ei jookse ringi, Marko võib öelda, ta ei jooksnud seal ringi, mööda tulist seal, pläkad välkusid, ta ootas seal ja oodatakse käsku ülevalt, keegi ohvitser või keegi, kes on temast kõvem nina, annab talle seal käsu. Ja ise sa oled seal astja, kuradil on täpselt samasugune sõjavägi, seal on astja, sa ei liigu seal ise, kui ise liigud, võid kartsa kukkuda. Lähed ise, liikub, on teemoid, lähed kartsa, hops, liiga palju liikusid, pole koha peal. Ja seal, see on võta võrdluspilt. Ja nii on ka meie astjad, peame olema ootel ja kätte saadavad igas olukorras. Igas olukorras kätte saadavad. Ja teatavasti on üks sõjamees teadis hästi Piiblis taevas käsusüsteemi ja Jeesus lausa imestas. Jeesus imestas, üks mees teadis väga täpselt seda käsuliini, mis tegelikult tähendab nagu Jumala sõjamees. Jeesus ütles talle, ma loen seda ette, kas ma tulen ja teen ta terveks? Ent väeülem vastas, ei issand, ma ei ole väärt, et sina mu katuse alla tuleksid. Ütle ainult üks sõna
ja mu teener paraneb. Minagi olen ju inimene meelevalla all, aga minu käsu all on sõdurid ja kui ma ütlen ühele mine ära, siis ta läheb, näe, käsu järgi käib. Kui ta on teisel tule siia, siis ta tuleb. Ja oma teenijale tee seda, siis ta teeb. Aga seda kuuldes Jeesus imestas ja ütles neile, kes temaga kaasas käisid, tõesti, ma ütlen teile, nii suurt usku ma pole veel leidnud Iisraelis ühelgi. Kas nüüd saame nüüd aru, siin on jutt käsust. Sa teed seda, mida sul kästakse teha. Mitte ei liigu ise siin ringi kuskile. Kui keegi väga-väga tahab sügeleda ringi liikuda, tegelikult hommikul palud, kui sa väga tahad sügeleda. Issand, kuhu sa mind läkitad? Ja ära oota, et ta sulle kohe ütleb, plaksti. Võib-olla 2 tunni pärast ütleb, okei, kui sa nii väga tahad, siis ma läkitan sind sinna. Aga ta ütleb sulle. Ta ütleb sulle. Ta annab sulle, paljud teavad, sees läheb põlema. Põleng, armastuse põleng tekib sees poolt ja sa hakkad toimima tema ja nõus kohaselt. Ja tee seda, vaata, Jeesus ütles niimoodi, et temale meeldis see väeüleb ja ta ütles, et see usk on põhjas. Vaata, ta võrdleb seda usuga. Usk on käsu täitmine, sa teed, mida sa oled sõnakuulelik, mida see Jumal sulle ütleb. Ja see toodi eeskujuks, et kui Jumal ütleb, tee seda, siis teedki selle ära. Kui Jumal ütleb sulle, püha vaim ütleb sulle, tule siia, siis lähedki sinna, ei jää passi, ma ei kuule, ma täna ei saa tulla. Ei, ta ütleb sulle, näed, Jumalale meeldib, et need, kes minust üks kirja koht on veel, kus ütleb, et see, kes lõi vastu rindu, aga tegi, mis sai vähem peksa, vaata. Aga tegi, mis kästi, lõi vastu rindu, ma praegu alguses ei viitsinud minna küll, aga lõi vastu rindu, aga pärast ikka läks. Üks sai rohkem peksa, teine sai vähem peksa. Peksa said mõlemad. Sellest üks sai viivitamise pärast. Aga kui saadakse õige asjast peksa, siis tänu tuleb ikkagi huulelt ära tuua. Seepärast, et Jumal kunagi ei nuhtle ilmaasjata. Ta nuhtleb alati, et tal on kirjutatud, et ta nuhtleb meid, et me taevasse pääseksime. Seepärast me tuleme sohilapsed sinna taevasse ise. Nii. Ja meile soovitan mitte peksa saama. Ma võingi julgustada, et oleme sõnakuulelikud, et hoidume vihmas ilmaga hiiglase kummikust, on ju, ja lootusetuse puurist. Hoidume vihmas ilmaga. See on julgustus. Ja siis julgustan ka otsida kaelast võtit. Alati on võti, et sealt välja saada lootusetuse puurist. Jeesuse rist on võti sul. Jeesus on sul ukse abaja. Me peame aru saama, kes me oleme. Ja ma ütlen aga teile, jah, paljud tulevad idast ja läänest ja istuvad lauda Abrahami, Iisaki, Jakobiga taevariigis, kuningriigi lapsedega tõugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste krigistamine. Ja Jeesus ütles väeülemale, et mine, nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle, et tema teener parandas samal tunnil. Et see kirjekoht lõppes niimoodi, et Jumal Jeesus tõi selle välja, et näed, et see mees tegi, mis kästakse ja kuningriigi lapsed, me oleme siin kõik kuningriigi lapsed, ta vihjab siin kuningriigi lapsele, need, kes ei tee seda, mis Jumala vaim sulle ütleb. Püha vaim on meile antud, tema räägib meiega. Ja me siin kunagi veel hiljuti lugesin, et mõnel inimesel on terve eluaja jooksul ainult üks asi vaja teha. Ainult üks. Ja teeb selle ära, saab taevasse. Aga sina arvad, et Jumal, sa oled nii ennast väärikaks asjaks seal teinud, et kindlasti Jumalal on mingi suur raamat sinu jaoks kirjutatud, et sina oled see ja tõstab sulle sealt. Võib-olla sinul on vaja terve eluaja, ainult üks unenägu rääkida terve maailmale ära. Nagu Rick Soinervat ütles ka oma raamatus, et ma olen selle jaoks sündinud, et lihtsalt 3 raamatut kirjutada. Et teada anda neid asju. Et teed seda, mis öeldakse, ühe asja pead ära tegema ja Jumal ei pane teatavasti väga suuri koormaid peale. Ja nii on ka meiega, meil on kuningas Jeesus Kristus, kes pühavaimu läbi oma astjaid käsutab. Me peame oma kätte saadavad lihtsalt. Ja kui me kuuletume, siis me ei ole pahanduseks Jumalale.
Seepärast, et sõna kuulmatuse needus on igasugune needus on olemas Uues Testamendis, täielikult olemas. Et just hiljuti vaatasin seda, et paljud ütlevad, see on Vana Testament, Uus Testament on kirjutatud Vanast Testamendist. Seal on niisugune mees nagu mis ta seal oli? Kainan või ma ei tea, keegi, kes peitis selle vara ära oma telki. Jumal keelas talle, et sa ei tohi, sealt ei tohi võtta ühtegi sõjavara, on ja. Ma ei mäleta, mis selle mehe nimi oli. Haakan, Haakan. Ja tema oli kogu selle Iisraeli soost tegi niisuguse vea, et ta võttis keelatud asja. Jumal ütles, et ei tohi võtta, kõik tuleb põletada tulega, et ei tohi ühtegi sõjasaaki võtta, see kuulub mulle ja kõik. Aga Haakan sellele imu süttis põlema, ta võttis ühe ilusa kuningliku riide ja siis 20 hõberaha ja siis võttis veel suure kulla kangi ka veel ja peitis enda telki ära ja arvas, et Jumal ei näe. Aga Jumal järgmine kord läksid sõtta ja kaotasid sõja ja siis Joosua hüüdis seal Jumala poole, et miks me kaotasime, sina oled ju meiega. Ja Jumal ütles niimoodi, et ma läksin teie juurest minema, seepärast, et teie seas on patt. Tead, mind nii puudutas see ja ma ütlesin, see peab olema Uues Testamendis kirjas, see täpselt sama patt ja ongi, see on apostlite teos Safira. Nemad valetasid pühale vaimule, et nad võtsid, et nad müüsid selle põllu maha. Ja samal hetkel surid ära. Ja see Haakan, Jumal ribistas kogu Iisraeli üles. Ta tõmbas üks patt, tõmbas kogu Iisraelile jama kaela, sest issand eemaldas sealt. Ja see on metsik ja kogu see pere hävitati ära Iisraeli soost. Ja sama kirja kohta on meil Uues Testamendis kõrvalda kuri enese keskelt. Muidugi meil löödida seal kiviga pähe nagu tol ajal, ta tapeti ära. Lihtsalt kõrvaldad minema, kui kes meelt parandaja, sellest nad tõmbavad sulle häda kaela. Sellest oleki, kas me oleme tiibade varju all või sealt väljas. Kas me oleme kanatiibade all või siis jookseme välja. Kohe tuleb rästik sulle, kui sa seal tibu oled ja sealt kanatiibalt välja lähed. Ei tasu minna. Ja tõesti, ma ütlen teile, ütleb Johannese 13:16, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud. Kui te seda teate, siis te olete õndsad. Ja issanda kuningriik on hierarhia, näe vaata, see, kes saatis on suurem. Seal ei ole nagu, et kõik on ühesugused, nagu aistjadki, ei ole ühesugused. Kuld, hõbe, ei ole kõik ühesugused. Puhastad ennast, saad väärikkamaks. Selles kuningriigis täidetakse korraldusi, mis südamesse antakse. Jumala inimene, kes on püha vaimuga ristitud, antakse südamesse korraldusi. Sest tema lambad kuulevad tema häält. Jeesus ütles, minu lammas, kui sa oled Jeesuse lammas, siis sa kuuled tema häält. Ja teatavasti on 2 häält. Teine on kuladi hääl ja sa pead õppima neid läbi katsuma. Ja Johannes ütleb, et käsk on läbi katsuda vaimud. Kui sul tuleb vaimumaailm on lahti, näed inglit või kedagi näed siin vaimumaailmas ja näiteks sul ei tule värinatega midagi peale, siis mina küsin kohe, et ütleme praegu koos, et Jeesus Kristus on issand. Tead, kui ta teemon on, siis ta ei ütle seda ja kogu lugu, siis ma ütlen, lase jalga Jeesus Kristus imel. Aga nad tulevad ja ilmutavad ennast. Me peame neid läbi katsuma. Teatavasti, kui tuleb õige issanda ingel, kes ei ole teemon, siis kõik kodarad värisevad meil. Ja siis ta turgutab meid, et tõuseb ülesse. Kõik need kirjakohad, mis on Piiblis sees, kui ingel, Jumala issanda ingel tuleb, siis ta ütleb esimesed sõnad, ära karda. See tähendab seda, et sul on kartus peal. Teatavasti on ootamine riiulil kõige vastikum töö. Inimesed ei taha oodata. Paljud astjad hakkavad ise liikuma teemonlikus jõus. Nad ei saa oodata ära õiget aega.
sest isetegevus ja tõrksus on nõiduse patt. Nad sisenevad nõiduse pattu, hakkavad ise tegutsema, nad ei oota ära, nad tahavad midagi kähku teha. Selline astja on autu asja. Selline astja oli Saul, kes oli täis argust ja argus oli tal vaenlase vastu ja sõnakuulmatuse, tõi sõnakuulmatuse needus endale selga. Ma loen selle ette ka, aga Saamul ütles, mis sa oled teinud? Saul vastas, kui ma nägin, et rahvas mu juurest laiali valgus, sest sina ei tulnud määratud ajaks, selleks ajaks ei tulnud, kui temal oli vaja, määratud ajaks. Meil on vaja täpselt, prohvet peab tulema 10 minti hilinest ja juba hakkad juba toimetama. Ei ole, ootad ära. Ja määratud ajaks vilistidaga kogunesid Mikmassi, siis ma mõtlesin, et nüüd nad tulevad, vilistid mu vastu, näed, argus, kui äkki nüüd nad tulevad Kiigalisse, aga mina ei ole veel issanda palet leevendanud, siis ma sööndasin ja ohverdasin põletusohvri. Ja Saamul ütles Saulile, sa oled talitanud mõistmatut, sa ei ole pidanud issanda oma Jumala käsku, mida ta sulle andis. Ja meil on vaja pidada issanda ütlusi, mis meile andis. Sest nüüd oleks issand kinnitanud su kuningriigi Iisraelis igaveseks, aga nüüd ei jää su kuningriik püsima. Issand on enesele otsinud oma südame järgi mehe ja issand on teda käskinud olla vürstiks oma rahvale, sest sina ei ole pidanud, mis issand sind on käskinud. Sellised hoiatused, 1. Saamuel 13, on meile uue lepingu kristlastele õppetunniks. Teatavasti kõik Vana Testamendi kirjakohad on kirjutatud meil Uues Testamendis. Need kõik sai osaks näiteks meie pärast, kes me elame aegade lõpus. Kui me tahame saada Jumalaga, siis me peame Vana Testamenti nende näidete varal enda meelt parandama nendes kohtudes ja õppima seal teiste vigadest. Argus, arad, astjad ei pääse. Argusega tuleb kohe tegeleda. See ei tähenda seda, et me kõik tuleme, mina olen üliarg, täielik jänes püksis. No. Enam ei ole. Võt. Seepärast, et Jumal tegi. Algusest tuledki Jumala juurde nagu jänes seal. Tuled ja värised seal. Jumal tahab teha sinust lõvi. Lõvi teeb sinust. See mingit jänest ei alles sul seal. Alandlikud issand juures sa saad aru, kes on kuningas, kes sind päästis. Ja Jumal teeb. Ma lihtsalt soovitan. Ma ise olen endine jänes, suur jänes ja närisin puukoort. Kõik see tabas kuningat Nebukadnetsarit näiteks. Nebukadnetsar oli Jumala sulane, ka üks astja. Teame seda, sellest Nebukadnetsari kohta ütles Jumal, Nebukadnetsar minu sulane. Ta kinnitas seda. Ja ta oli astja ja ta oli auline astja, kuningas lausa. Ja siis ühel hetkel auto astja. Ühes kohast teise, kullast kasti ja kastist kulda, ütleme niimoodi. Ja vahepeal näed, ja see kõik tabas kuningas Nebukadnetsarit 12 kuu pärast, kui ta oli kõndimas Paabeli kuninga palee katusel, hakkas kuningas rääkima ja ütles, eks ole suur Paabel, mille ma oma võimsa jõuga olen ehitanud kuninglikuks varjupaigaks, valitsuspaigaks ja oma väärikuse auks, uhkus enne langust. Sõna oli alles kuninga suus, kui taevast kostis hääl. Sinule kuningas Nebukadnetsar öeldakse. Inimene suurustab seal sõnale, elab suus. Inglid vaatavad pealt, mida see mees seal teeb. Inglid vaatavad, juba sõna oli tal suus, juba suurustas seal. Inglid vaatavad, kuule, mida sa suurustad seal? Sinult võetakse kuningriik, sind aetakse ära inimese juures, su asupaika on väljal loomade juures, sulle antakse süüa rohtu nagu härgadele ja sinust käib üle 7 aega, kuni sa mõistad, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab sellele, kellele ta tahab. Sel samal silmapilgul sai see sõna Nebukadnetsari kohta tõeks ja ta aeti ära inimeste juurest. Ta sõi rohtu nagu härg ja ta ihu kasteti taevakastega, kuni ta juuksed kasvasid pikaks nagu kotkas suled ja küünised olid nagu linnu küünised. No selliseks astjaks, kullast otse elukaks. Siukest elukat inimese näoga.
sõi seal, magu vahetati ka ära, inimene ei saa vaata süüa rohtu. Ühesõnaga uued elundid, asjad värgid, pikad küüned ja muru sööma 7 aastat, päris karm. Nii, ja seesama Jumal on see, et kas ta laseb meil siin, see on issand arm, et ta ei ole juba siin maha tõmmanud siin juba paljus inimesi oma uhkustamist. Nebukadnetsar oli vahepeal autoastja, täielikult absoluutne autoastja. Ta teatavasti aednikul on ka vigel, vaata, millega sõnnikut visatakse. Ja selline astja on ka vajalik, kuid kes tahab olla selline, keda kasutatakse kellegi südamesse kadeduse või kibedusse või tagarääkimise või laimu või näiteks sõnniku külvamiseks, kes astub teemonitega mesti. Nagu Juudas oli autoastja ja teda sai kasutada, et kiri läks täide, vaata. Nii, aga see Nebukadnetsar oli selline lugu, et kui ta 7 aastat oli ära karistuse saanud oma, mis tal südames oli juba, uhkus oli südames, hakkas juba välja tulema läbi suu ja juba püüti kinni, siis ta tõstis oma silmad üles taeva poole ja ütles, et sina oled issand kuningast, ja tal tuli mõistus pähe tagasi. Ja siis on kirjutatud seal, et Nebukadnetsar sai oma kuningriigi tagasi ja kogu au veel rohkem juurde ka. Sellepärast, et ta tunnistas, et ainult tema on valitseja, tema ei ole mitte keegi ja tagandab kuningaid ja tõstab kuningaid. Nebukadnetsari tuli mõistus pähe tagasi. Ja ma vaatan, et need inimesed, kes Jumala sõna ei taha, Uues Testamendis täpselt sama võiatus. Nende mõistus on rikutud. Kas ei kõla nagu Nebukadnetsari? Nendel ei koida enam evangeeliumi valgus. Mõistus rikutakse ära. Uues Testamendis võiatus, et sellepärast, et nad ei tahtnud tõde, paneb Jumal nendele eksitava jõu, et nad hakkavad uskuma valet. Nad saavad kohtu alla, kuna nad ei tahtnud enam tõde. Nad tahtsid endale kõrva kõdi, nad tahtsid, et igat poodi paitatakse elu olukordlasi, mis üldse ei muuda su südant. Nad tahtsid jääda samasuguseks, kõntsaseks astjaks. Nad ei tahtnud, et Jumala sõna neid haamriga mõistuse pähe tooks, et kus kohast meelt parandada. Et nad alandaksid ja siin on risti, et nutaksid ennast tühjaks. Ja siis on vaja niisuguseid astjaid. Rajarid siin vooliti. Pühapäeval ta räägib, vooliti pisarad siin ilusti lõigus oli all, valas enda südame välja. Täna helistas, halleluuja, tema peale on alastatud. Halleluuja, kui hea meel. Aga näed, oli vaja pisaraid, palju pisaraid. Ja alandus, Marko kolem tunnistajad, pisarad poolast. Nii, ta annab tunnistuse. Ega seal oli keegi astja, nimesi nimetan, autoastja, keda oli vaja viia, kasutada, kes tõi korrale inimese. Teha igasuguseid kibedusi asju sinna sisse ajada ja siis päris karm. Ja on ka niisugune kuningas, kes oli ka auline astja, ta oli kuningas Belsasar. Ta oli ka kuldastja kuningas, Jumala poolt tõstatud. Tegi suure peo oma 1000 suurnärkile ja jõi veini 1000 ees veini mõjul, käskis Belsasar tuua kuld ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsari Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, naised ja liignaised saaksid neist juua, siis toodi need kuldriistad, mis oli toodud templist Jumala kojast Jeruusalemmast ja kuningas ja ning tema suurüürnikud ja naised, liignaised jõid nende seest. Nad jõid veini, ülitsesid kuld, hõbe, vask ja raud ja puujumalaid, kivijumalaid. Sel samal tunnil ilmus inimkäesõrm, Jumala sõrm, kirjutas kuninga palee lubjatud seinale, lambiala kohale ja kuningas nägi kirjutavat kätt, siis kahvatus kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda. Ta niude liigesed lõdisesid, ta põlved pekslesid teineteise vastu. Kuningas hüüdis valjusti, et toodaks nõiad, kaldeja teadlased ja tähetargad. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Paabeli tarkadele, kes iganes oskab seda kirja lugeda, seletab mulle. Selle tähenduses riietatakse purpurisse, tema pannakse kaela kuldkee ja ta saab 3. valitsejaks kuningriigis. Siis tulid kõik targad, aga need ei osanud kirja lugeda, aga selle seletus kuningale teatavaks teha. Siis kohkus kuningas Belsasar väga ja ta näojume kahvatus ja ta suurnikud sattusid segadusse. Nii, hiljem tuli Daniel.
nii, see mees hakkas jooma kuninglikest astjatest. Kuninglikud astjad, kui keegi hakkab jooma, kasutama jumala astjaid, need olid jumala püha templi astjaid, hakati seal prassima ja jooma purjutajaga, mis rüvetama astjaid, pühasi astjaid. Mõni inimene võtab lihtsalt ühe, kurat on seal sees, vaata, ja teeme, mis seal ikka, tuleb sulle, et oled võib-olla auline asja seal, kuule, lähme nüüd, tead, sinna ja tänna ja paari ja lähme sinna, seal on hea kontsert, lähme kontserdile. Tassivad püha astja sinna. Patt tuleb inimese kaudu, vaata, ja rüvetavad astja ära. Jumal sellist asja ei luba. Ja Daniel siis seletas ära kirja, et kui sa suudad nüüd kirja lugeda, siis selle tähenduse mulle teadavaks teha, siis riietakse sind purpurisse, pannakse kuld kaela kee ja sa saad 3. valitsejaks. Siis kostis Daniel oli kuldastja, ütles kuningale, su annid jäägu su enesele ja kingituses anna kellegi teisele. Vaata, ei osteta ära. Teatavasti oli see üks, kui Elisa tegi, Elisa oli seal sellele Naamanile, vaata. Naaman tõi igasugused suured koormad, igasugust head kingitusi seal. Ja Naamani käest ei võtnud Elisa mitte midagi vastu, ütles, et ma ei taha su käest mitte midagi. Daniel on sama mees, ma ei taha su käest mitte midagi. Kasta Jordanis see asi terve. Aga tal oli abiline, kes oli himukas Elisal. Abiline himukas ja see jooksis Naamanile järgi, tegi margi ka veel jumalal täis. Läks sinna ja ütles, et Elisa mõtles ümber, valetas. Otse näkku valetas. Ülikarm. Ja tead, mis asi see on? Seal öeldakse needus välja, mis on siiamaani. Ja kõikide põlvede peale tuli tema suguvõssa tuli see pidalitõbi, kõik, mis Naabanil oli, kõik needus selga. Ja kui praegu öeldakse, et kui praegu kuskil ringi kõnnib pidalitõbine, siis on selle Elisa, selle abilise suguvõsa. Siiamaani. Ainult Jeesus lõpetab selle needuse. Päris karmid lood. Ja Jumal on selline, ja ma näen, kuidas issand rõõmustab, kui tema sõna jagatakse ilma lahjendamata, ma tunnen, et see rõõm käib sees. Seepärast, et see on lahjendamata sõna, siin ei ole vaja midagi siin palada, segada siin mingite asjadega. Nii, ja Jumal on andnud, vaata, ütleb sina, et kirja ma loen kuningale ja teen tähenduse temale teatavaks. Sina kuningas, kõige kõrgemale Jumal oled andnud su isale Nebukanetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse, võimu pärast, mille Jumal temal oli andnud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad, keeled, tema tappis, keda tahtis ja jättis ellu, keda tahtis ja ülendas, keda tahtis, alandas, keda tahtis. Vaat selline vägi anti, vaata, kuldastel lausa. Samasugune kuldasti on ka need, kes lähevad Jeruusalemma 2 tunnistajaks. Nad seal on täpselt sama sõna, teevad, mida tahavad, nuhtlevad nii, nagu ise tahavad. Selline vägi antakse nendele kuldasjatele peale. Nii nagu, seal on kiisutud, nii nagu nad ise tahavad. On lausa niimoodi, Jumal annab ikka kuldasjade korralikult. Taeti inimene hulgast ära, ta süda muutus looma sarnaseks, tema eluase oli metseeslid juures ja süüa, seda me lugesime sealt, ja sellepärast on tema poolt läkitatud see kiri, ja see kiri on kirjutatud mene tekel ufrasiin. Sõnade tähendus on niisugune. Mene, Jumal on lugenud su kuningriigi päevad ja teinud selle lõpu. Tekel sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kirge olevat. Ufrasiin, su kuningriik on tükeldatud, antud meedlastele, pärsastele. Jõid korraks kuningriikudest astjatest ja su kuningriik võeti sult ära. Ja siis Belsasar andis käsu, Daniel riietati purpurisse ja pandi kaelale kehe ja ikka riietast ära seal. Aga Belsasar sai surma selle astjate rüvetamise eest. See on, kui keegi eksitab minu pisikestest, ütleb Uues Testamendis, on parem, kui oleks veskikivi kaelas. Veskikivi on väga suur kivi, kui see kaelas on ja merepõhjas. Ei tasu eksitada. Ja me näeme, et Jumala aulised asjad võivad langeda uhkusesse, ahnusesse, ülbusesse, valvsuse kaotusesse. Enam ei ole valvas, vaata. Me peame
hoidu oma uhkuse eest, auahnuse eest, ülbuse eest. Tead, kui sa riiuli sees oled, riiuli peal oled ja ootel oled, siis ei saa sa uhkeks. Kurat tuleb liigutama, siis sa saad uhkeks. Auahnuses sa ei saa, oi, ma olen nüüd ilus siin riiuli peal, vaadake teised asjad, vaadake mind. Riiuli peal oled, ei ole, sa mingit auahnust ei tule. Istud riiuli peal. Mille? Jah, üks oled seal, kõik, kogu lugu. Kes siis ikka ahnutseb? Iseennast võid kiita, see on lubatud, vaata. Kiida ennast Sioni koguduse nimel. Seal on, et sa võid kiidelda ka iseendas, selles mõttes võid, aga mitte seal teistel. Ja valvsuse kaotusesse, see on see, kui sa valvsuse kaotad, kui sa ei ole enam seisa ja nõuded ei ole enam vöötatud tõega enam või vähem piiblit loed ja põhimõtteliselt, kui sa lõpuks piiblit enam ei loe, siis sa oledki osadusest ära, siis igalt poolt ära ja lähed ära ja siis oledki lõpuks üksi ja siis sa oled elukate ala peal siis. Nii, issand annab annid nii, nagu tema tahab, ta valab asjatesse, asjad tuleb pidevalt pühitseda, vigadest puhastada. Väga karm, kui Jumala vägi läheb kristlasesse, kes ihaldab väge enam kui väeandjat. Väga jama lugu. Väga karm, kui Jumala vägi läheb kristlasesse, kes ihaldab väge enam kui väevalitsejat. Võt. Oi, tahan väge. Kui sa vägi tahad, siis pead ka käsku täitma. Ega vägi ei anta sulle seda, et sa lähed kohvi tegema või kuskile teed tegema. Ja endale suurt imedega. Ja siis oled vägev mees, väeline. Aga meie peame väevalitsejat peame ihaldama ennem Jumala riiki ja tema õigust ja siis antakse ikka muud peale. Selline oli Eliisa, näed. Selline, ta tahtis väge saada. Eliisa tahtis väge saada. Kes saanud topeltportsjoni, igatsenud väge, ta tahtis väge, ta kogu aeg tahtis topeltväge saada. Ta läks väe peale välja ja selle saanud tunnistas oma suuga, et kus on Eelia ja Jumal lõi vett. Ta ei öelnud, et kus on minu Jumal, ta ütles, et kus on Eelia Jumal. Kui ta läks üle Jordani, ta ütles, et kus on Eelia Jumal, ta ei ütelnud, et kus on minu Jumal, ta ei olnud seda Jumalat, ta tahtis väge. Ja isiklikku suhet ei olnud veel, ta ütles, kus on Eelia Jumal ja see tähendab, et tal ei olnud veel Jumalat oma elu isandaks teinud. Ta siis tõstis Eelia üles kuue, mis ta tol seljast maha langenud ja läks tagasi ning peatus Jordani kaldal, siis ta võttis Eelia maha langenud kuue, lõi vett ning ütles, kus on issand Eelia Jumal. Ja kui ta oli vett löönud, lahknes see siia tänna, Eliisa läks üle ja prohveti jüngrid, kes olid Jeerikost, nägid seda vastast kaldat, siis nad ütlesid, Eelia vaim hingab Eliisa peal ja nad tulid temale vastu ning kummardasid teda maani, nägid, kummardasid maani. Huvitavalt Eliisa lubas ennast kummardada. Me vaatame tegelikult, ei Paulus ega keegi lubanud ennast kummardada. Ütles, et ärge kummardage meid, me olen samasugune kui teine, isegi inglid ei luba ennast kummardada. Nägid, Eliisa lubas ennast kummardada. Me näeme seda, et seal on väga terav tahke roog, seal on korralik kotlet on seal peidetud. Ja kuid teatavasti ükski Jumala auline astja ei lase ennast kummardada, isegi inglid. Ja ma heitsin maha tema jalge ette, et teda kummardada. Ta ütles mulle, vaata, ära tee seda, ma olen kaassulane su vendadele, kellel on Jeesuse tunnistus. Kummarda Jumalat, sest Jeesuse Kristuse tunnistajaks, see on prohvetuse vaim, ilmutusraamat ütleb, isegi inglid ei lase, sa ei saa nende ees kummardada seal. Eliisa väestatud algus ilma elu üle andmata oli ülbe ja lausa sajatab. Nägid, et sa võid olla nii, et valatakse asjasse vägi ja sa ei ole enda elu üle andnud. Sa võid igasugust jama kokku keerata, ausalt küll jama. Kui praegu ka vaatad seal neid igasuguseid väestatud jutlusi, mis praegu ka igal pool liiguvad, võid näha Aafrikas eriti. Punased vaivad keeratakse lahti. Ja pentlitega, valge pentli, kõik on nahk, peab olema lumivalge. Tulevad sealt välja, king maksab 5 miljonit, et astuvad ja kummardavad kõik presidendid ja kõik, mis tsirkus see on? See on üle andmata elu. Ja ometigi seal tervenevad inimesed ja kõik, mis seal on. Nii. Ja seal läks ta, näed, siis edasi teine kuningale, sealt ta läks elasi see Eelia.
Peetrisse ja kui teel üles siis tulid väikesed poisid linnast välja, pilkasid teda, ütlesid temale, tule üles, kiilaspea. Pilkasid seda Elisat. Tule üles, kiilaspea, lapsed, väiksed lapsed, tegid rumalat nalja. Ja kui ta pöördus ja nägi neid, siis ta needis neid issanda nimel ja metsast tulid 2 karu, kiskusid lõhki 42 poissi. 42 poissi. Saad aru? Nii, temaga läks Karmeli mäelt rahulikult edasi, pöördus tagasi Samaariasse. Vana rahu ise. Läks siis läks. Nägid, mis võib ülbust sisse tulla, kui sa saad selle väe. Kõige parem on, kui sa vägi saad siis, kui sa oled alandlik. Sa tead ka, et muidugi ta kasvas ja kasvas, lõpuks Elisa kasvas ja pärast tunnistas, et tegi korraliku, ta oli ka päästatud, oli ka niimoodi, et kondini välja. Jumal näitas ka selle pealt, vaata, et kui ta isegi ära suri, siis Jumal ütles, et minu väge siin, kui ma olen väe ära andnud, siis surm ei ole see, mis lõpetab ära väe. Surm ei lõpeta väge ära. Vägi jäi konti ilusti edasi, hukkus surnu kogemata peale, ärkas ellu. See ei ole sinust, näed, see juba näitab, see lugu näitab, et see vägi, see on antud, see ei ole sinu oma. Sa sulid ära, läksid kohtu ette, aga kondis oli ikka vägi sees, eile kondis, luudes. Vot, see ei ole meie oma. Et see õpetab seal väga hästi. Et me peame nagu aru saama. Näiteks ka väärikad asjad on ka ülevaatajad, näiteks koguduste ülevaatajad. Siin on öeldud, et milline peab olema laitmatu, selline, kes ei ole ennast täis, püha vaimu täis, mitte ennast täis, äkiline, ei tohi olla joomar, kakleja, liigkasuvõtja. Ta peab olema külaslahke, head armastav, mõõdukas, õiglane, vaga, kasin, kes peab kinni õpetuse kohasest ustavast sõnast, nii et oleks suuteline nii hästi manitsema, terve õpetuse valal, kui ka ümber veenma vasturääkijaid. See on Jumala ülevaataja, astja peab selline olema, kes on ülevaataja. Siin on selgelt kirjutatud, milline ta olema peab. Ja näed, ka abiline astja kohta ütleb, milline peab olema. Abiline peab olema väärikas, kes ei ole kahekeelne, kes ei räägi üks peab teine, ühte ja teine peab teist asja, ta ei ole kahekeelne, kes ei tarvita liialt veini, isegi vein on natuke lubatud, aga ta ei tohi purju juua, kes ei ole liigkasu võtja, vaid kellel ususaladus on puhtas südametunnistuses. Neidki katsutugu ennem läbi ja seejärel asugu teenima, kui on laitmatud. Siin on nagu esimene Timoteusele kirjutatud astjate kohta, millised Jumalale meeldivad astjad on. Siin saab rahulikult lugeda, kes see on. Ja põhimõtteliselt siis, kui sa oled laitmatu ja ei ole, nagu siin kirjutatud on, et sa oled väärikas, siis sa kindlasti ei tarvita liigselt veini ka, seepärast, et sa enam tahad püha vaimu täis, sa ei hakka mingi veini lürpijaks. Kuid on ka astjad, mis on igasugust saasta täis ja näed, ja Jumala vaim ütleb, on ka tõesti, vaata, ei koristata ennast. Ja puhtale on kõik puhas, aga rüvedaile, uskmatule ei ole miski puhas, vaid rüve on nende meel ja südametunnistus. Nad väidavad, et nad tunnevad Jumalat, aga tegudega salgavad. Vaatan, et on olemas astjad, kes väidavad, autode astjad, kes väidavad, mina tunnen kõik Jumalat, aga kogu see teguviis, kuna nad elavad, nad tegudega salgavad. Jumalat, Jeesust on võimalus oma tegudega salata. Kui sa, ma ikka usun kõik, aga sa teed seda midagi, millega sa tegelikult salgad Jumalat. Sest nad on jäledad, sõnakuulmatud. Kindlasti on jälle sõnakuulmatu. Ta ei tee, mis kästakse, lööb kontsaga vastu maad seal. Ega ole ühegile heale teole kõlbmatud. Teine, see Timoteusele 1:15-16. Vaat näed, olemas erinevaid asjad, siis nagu me täna saime aru, on puhtad, rüvedad. Ja meile nüüd issand tahab nagu selles mõttes öelda, et kui vaimu väljavalamine
me ootame seda, kui see eilvanker ringi liigub, et Eestimaale tuleb, siis et meile ka ikka tilgakene ka karikasse kukuks on, et püha vaimu täis saaksime. Et sellepärast on meil retsept, puhastage ennast kogu kurjusest, haputainast ja pühitseme ennast. Ja seda me siin teemegi, kui Jumala vaim meil midagi jutluste kaudu, midagi kuskil ütleb, siis parandame meelt seda ja Jumala vaim puhastab, Jeesus veri puhastab ja pühitseb meid ja minu arust on see julgustab, et mina olen igal väga õnnelik selle üle, et issanda vaim meid siin noomib. Seepärast, et kogudus, kus Jeesust ei ole, seal enam ei noomita. See on arm, ja liifib. Me oleme praegu korralikus puutöökojas liifimisel ja kui siin liifimist ei käiks, siis on Jumal juba ära läinud, nii nagu selle Aakani juurest. Ja siis oled juba vaevas ja siis ei lähe enam teemonid välja ja sõjas kaotad ja igal pool kaotad. Et laseme ennast korralikult lihvida ja alandame issand ette ja siis ta ülendab meid. Et selline oli siis tänane jutlus